Õnneks on Apollol hästi palju riiuleid ja poode üle Eesti, kuhu need kõik panna. Ja taas on siis üks uus raamat teie poodidesse jõudnud, mille pealkiri on Vabariigi vaenlased. Millest see raamat räägib? Ja, tegemist on tõesti ühe väga põneva ja väga intrigeeriva raamatuga. Et Hannes Veskimäe ehk siis alias Anti Hegemoon on selle nüüd kirja pannud ja siin raamatul on ka alapealkiri Vabariigi vaenlased ehk meenutusi vastupanu võitluses Skandinaavia kapitali kolonialismi vastu Eestis aastatel 2006–2018. Ja Hannes Veskimäe puhul on siis tegemist sellise, nagu ta ise ennast nimetab, vastupanu võitlejaga. Ta on ennast nimetanud ka rindeohvitseriks, kellele keegi naiseks ei tule ja kellel midagi kaotada ei ole. Ja siia raamatu kaante vahel on nüüd kirja saadud tegelikult natukene tema isiklik lugu. Ja ta ise on näinud seda ka kui eelkõige niinimetatud vilepuhuja lugu. Kuid tegemist on tegelikult väga suure üldistusastme ja ütleks, et päris globaalse probleemiga. Ehk siis, mis toimub meil nii-öelda raha ja rikaste maailmas. Ja Hannes on siin alustanud seda raamatut sellega, et räägib natukene oma isiklikust elust ja arengust ja jõuab siis lõpuks selleni, kuidas ta jõudis tööle panka. Et see raamat ongi siis suurelt sellest, et Hannes Veskimägi töötas aastatel 2006–2008 erinevates Eestis tegutsevates Rootsi pankades. Et alustas ta siis Swedbankast, seejärel liikus Nordea panka. Ja ta ise on sõnanud, et peale 2008. aasta kriisi nägi ja osales Eestis kõige suuremas pangaröövis. Vahe oli ainult selles, et pank oli röövlirollis. Ja tõesti raamat on varustatud dokumentatsiooniga. Siin taga on päris põhjalik uuring ja tema enda kogemus ja nägemused, mis ta seal pangas töötades kõike oma silmaga nägi ja kuulis. Et jagab küll oma seisukohta, kuid need on päris suure üldistusastmega. Kas ja kuidas lugu seal areneb ja veereb, see on nagu tõsiselt põnev, ladus ja intrigeeriv lugemine. Et raamatul on päris palju lehekülgi, 584 kokku, aga võin kinnitada, et kõik, kes raamatu läbi on lugenud, ütlevad, et see läheb ikkagi ühe nädalavahetusega ja väga kiiresti ja paneb mõtlema tõsiselt selle üle, mis siis tegelikult meil seal rahamaailmas toimub. Ja võiks siis öelda, et tegemist on nii-öelda mässpankurite ja maailma oligarhide vastu. Ja raamatut lugedes tekib tõesti palju küsimusi ja huvitavaid mõtteid. Tõepoolest tundub üks triller, nagu siin kirjeldatud on ja väga-väga põnev lugemine. Aga Helen, ole nüüd nii hea, küsi üks küsimus. Küsin siis, et mis on Hannes Veskimäe alias? Kuidas ta ennast teise nimega nimetab? Hannes Veskimäe ehk ja tema ongi kirjutanud siis selle raamatu. Nõndaks, elmar@elmar.ee ootab teie õigeid vastuseid ja oma täispikk nimi kirjutage sinna juurde telefoninumber ja millisest Apollo raamatupoest tahaksite võidu korral selle auhinna ära tuua. Helen, suur tänu sulle taas kord ja kuuleme jälle järgmisel nädalal.